Jordaaniasse. Jordaania tulistas täna varahommikul alla 8 Iraani raketti, mis olid suunatud kuningriigi pihta. Ja see toimub ajal, kui USA'l on pingeline vastasseis Iraani sihtivate rünnakutega, sealhulgas tulistamine laeva pihta, mida süüdistatakse Iraani mereblokaadi murdmises. Jordaania, nagu ka teised araabia riigid, keda Islamivabariik on raketirünnakutega sihtinud, võõrustab mitmeid Ameerika sõjaväebaase ja USA'l on seal märkimisväärne kohalolek. Kuid 8 raketti pole kindlasti naljaasi ja erinevalt mõnest Pärsia lahe riigist, keda Iraan on sihtinud, on Jordaanial ka oma üsna tõsiseltvõetav sõjalegi. Bashar Zarar on Jordaania Ameerika poliitikaanalüütik ja meediakonsultant, ta liitub nüüd meiega. Bashar, miks Iraan sihib Jordaaniat nii suure intensiivsusega, võiks öelda, just selles konkreetses voorus? See tuleneb nende meeleheitest. Ma usun, Natasha, et kõik mäletavad, kuidas Iraani režiim püüab oma propagandat müüa nii oma publikule kui ka oma käsilastele piirkonnas. Nad ütlevad, et nad ei saa vastu hakata, aga nad siiski teevad seda ning seisavad silmitsi omamoodi suure läbikukkumisega. Sest nad üritavad saata droone ja rakette mitte ainult Jordaania õhuruumi või rikkuda Jordaania suveräänsust, vaid nad püüavad tungida ka Jordaania ühiskonda, luues sellist lõhestumist, mis nende arvates tooks neile rohkem toetajaid. Ja nad on selles korduvalt läbi kukkunud. Nad on seda proovinud aastakümneid. Nad on püüdnud tungida Jordaania ühiskonda selliste narratiivide kaudu nagu Palestiina vabastamine, Palestiina Al-Qudsi armee ja kogu see propaganda. Ja see ei toiminud. Nad on korduvalt läbi kukkunud. Ja nüüd nad üritavad eskaleerida mingit reaktsiooni, mis viiks massilise sekkumiseni. Ja ma usun, et seda ei juhtu. Sest kõik on teadlikud, mida Iraan üritab teha. Ja kõik araabia riigid, kõik liitlased koordineerivad ühel või teisel viisil, et tulla toime Iraani korduva agressiivsusega. Ilma neile mingisugust sõjalist eelist andmata. Et nad võiksid muuta tegutsemisreegleid, mis on kõigile osapooltele väga selge. Jordaania on nüüdseks juba mitu korda alla tulistanud Iraani rakette, kuid ta ei võitle tegelikult Iraaniga. See ei ole osa USA sõjalisest kampaaniast. Ajalooliselt on Jordaania püüdnud piirkondlikest konfliktidest eemale hoida. Miks sa arvad, et Iraan jätkuvalt Jordaaniat sihib? Tead, ja mind huvitab ka, mida sina arvad, mida Jordaania nüüd nende viimaste rünnakute lainele vastuseks teeb? Kannatlikkusel on piirid ja ma usun, et seda on Jordaania juhtkond korduvalt erinevatel puhkudel väljendanud. Samuti ka araabia riigid, keda iraanlased tugevalt sihikule võtavad, nagu Kuveit, Bahrein ja hiljuti ka Jordaania, kus on toimunud teatud muutus selles, kuidas neid lugusid publikule edastatakse. Ja me näeme, et on üha selgem, et sellel kannatlikkusel on piir. Ja see võib olla omamoodi vastus. Praegu on kaitseväel õnnestunud kõik need Jordaaniat sihivad raketid alla tulistada. Nad püüdsid öelda, et sellised raketid või droonid sihivad Iisraeli. Ja Jordaania, kui ta need kinni püüab, tähendab see, et ta on osa sellest sõjalisest konfliktist. Aga ilmselgelt näitavad kõik sellised juhtumid, et ei, te sihite Jordaaniat ning sihite tsiviilsihtmärke Jordaanias, Kuveidis ja Bahreinis. Siis tuleb midagi ette võtta. Ja ma usun, et tehakse poliitilisi avaldusi, kuid keegi ei saa välistada mingisugust reaktsiooni mingil hetkel. See saab kindlasti olema suur otsus. Ja seda võiks teha ühepoolselt või kollektiivselt. Õige. Me ootame ja vaatame, mis saab. Bashar, mida arvab Jordaania avalikkus nendest Iraani rünnakutest? Kas Jordaania valitsusel on avalikkuse poolt mingit survet reageerida? Ma andsin sellele juba vihje eelnevates küsimustes, aga ma võin selgelt öelda, et üha enam ollakse ühtsed selles, et keeldutakse vastu võtmas seda, mida Iraan üritab peale suruda.
Iraan väidab, et see sõda käib tema, Iraani ja teiste osapoolte vahel, kelleks on Iisrael ja Ameerika, kuid see ei vasta üldse tõele. Iraan ütleb nüüd ühemõtteliselt, et Hormuzi väin on sihtmärk. Nad tahavad seda kontrollida. Nad tahavad seda piirkonda kontrollida. Ja nüüd ähvardavad nad hutidega, kes ründavad taas Saudi Araabiat. Nii et Jordaania avalikkus on teadlik. Isegi Jordaania erakonnad, isegi need, kes on Ameerika ja Iisraeli vastu, teavad, et iraanlastel on oma agenda. Ja sellele tuleb vastata kindlameelse ja tugeva hoiakuga. Rahvuslik hoiak, mis keeldub igasugusest sõjategevuses osalemisest, välja arvatud juhul, kui see on kaitsev. Seega hoiab Jordaania end selles sõjas igasugusest sekkumisest eemal. Aga kindlasti, kui asi puudutab Jordaania suveräänsust, on kõik ühel meelel. Kõik on Jordaania armee poolt, kes kaitseb riiki Iraani rünnakute eest. Hästi, Bashar, ma tahaksin sind väga tänada meiega liitumise eest. Aitäh!